Jah. Roheline tuli on antud või? Kindel või? Ma tean küll, mis ma räägin. Kuidas ma räägin? Kas läks käima? Käib ju. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 4, 4. Mis episoodi number on? 11. 53. Kindel või? Tere sõbrad! Tere sõbrad! Tere tulemast episoodi number 53. Tänase episoodiga oli tegelikult niimoodi, et lõpuni välja me ei teadnud, millest me täna räägime. Ja siis mul tuli üks geniaalne plaan kutsuda meile külaline. Mis sa ikka teed, kui midagi pahasti on, vaata? Ma lihtsalt isa. Jah, põhimõtteliselt küll ma sõitsin trennist koju ja veel ütleme tund aega tagasi ei olnud meil kindel, millest tuleb tänane episood. Aga ma arvan, terve meie nagu aja, kui me oleme teinud seda podcasti, teadnud, et ma tahan kutsuda meile külaliseks enda isa. Ja kuidagi juhtus täpselt nii, et kui muidu sa oled kogu aeg hõivatud kõikide eluasjadega, siis täna ma küsisin, et mis teed? Tule podcasti ja sa korra vist nagu mõtlesid, et millesse ma ennast nüüd segan, aga sa olid nõus. Jah, olin nõus. Jah, nii et pühendame siis selle episoodi minu isale ja mul on au täna olla siis see nii-öelda ajakirjanik, kes hakkab siis intervjueerima erinevatel eluteemadel. Oh, jah. Et võib-olla põhifookus tahakski olla täna see, et sa oled täna isa, vanaisa, abikaasa, sõber, kõike nagu nii palju rolle, et kuidas sa nagu... Sealt tuleb veel edasi elektrik, Jaa. torumees, katusepärandaja. Ehitaja. Et sa oled nagu see ehe näide sellest tegelikult mehest, kes peaks nagu olema, kellel ei kasva käed persaugust välja. Sellest mehest, kellel vähe raha on lihtsalt ja peab kõik ise tegema. No näiteks, aga minu nagu võib-olla vaade mehe suhtes ongi see, et on 2 varianti. Kas sa teed ise või sul on nii palju raha, et sa maksad kellegile, kes teeb sinu eest. Jah. Ja sa oled läinud seda teed, et sa teed ise, loed, uurid, harid ennast ja teed kõik ära. No kas päris kõik, aga enamuse, jah? No tegelikult, minu maailmas oled sina nagu see ideaalne inimene, kes lihtsalt teeb, ei virise, võtab ette, teeb ära ja jõuab nagu kõike. Jah, on juhtunud küll. Ja sporti teeb ka. Vahest. Vahelduva eduga. Ühesõnaga, saage tuttavaks. Minu isa, Allan Maar. Ja mul on 10 küsimust. Ja me vaatame, kuhu need teemad viivad. Meil ongi siis täna niimoodi, et Amoonia on see intervjueerija. Mina olen see, kes segab vahele. Klassika, ma oskan seda kõige paremini teha. Ja siis Allan katsub kuidagi vastata. Mina üritan välja keerutada sellest midagi. Proovi nagu, pane ennast nagu poliitiku rolli, et jah. Pane häma. Räägi palju, aga ära ütle mitte midagi. Okei, aga me küsime siis esimese küsimuse. See oli Vahuri küsimus. Et kui mina tahtsin nagu rohkem võib-olla selliseid nagu hingelisi teemasid, siis Vahur hakkas kohe nagu lajatama. See on esiteks, ma teen selle esimesele küsimuse. See on väga päevakohane praegu. No jah. Praeguses nagu maailmas. Kõik tahavad teada, kui meil kõik eestlased kuulavad, aga ikkagist ma arvan, et paljud eestlased ka ei tea, meie kuulajad ei ole võib-olla nii vanad, et siis tahaks nagu teada. Aga ütleme kuulajatele, kui vana sa oled? 54. Päris aus vanus. No, elu on elatud. Natuke on elatud, jah. Aga teeme otsa lahti. Kuidas oli üles kasvada kommunistlikus Nõukogude Liidus? Tõenäoliselt toredam, kui praegu lastel kasvada on, ma arvan. Oluliselt rahulikum. Oli? Jaa. Aga raske oli ka? Ei mäleta, et oleks raske olnud.
oli tore, sai mulda süüa. ja muld oli sama maitsega, mis praegu, liiv oli sama maitsega, mis praegu, ma arvan, ja vähem sellist, võib-olla inimeste vahel erinevust vähem. Ehk siis kõigil oli enam-vähem ühepalju raha, ühesugused asjad kõigil. Ühed riided, rauast mänguasjad. See ongi selle, kõik tahavadki ju tänapäeval ka seda, ajavad seda võrdsust taga, et tahavadki seda kommunistlikku korda nagu, et võtame rikastelt ära, anname vaestele, teeme kõik võrdseks, kõik on ühe pulga peal. No siis riik oli võrdseks teinud lihtsalt ja nii oligi. Sunniviisiliselt. Sunniviisiliselt jah, midagi kallimat tahtsid, viisid taara ära, kodust ostsid omale ja. Nii et elu oli lihtne. Tegelikult oli lihtne jah. Huvitav. Lihtsam kui praegu. Et kui pole võimalusi, siis pole ka soove ja kui pole soove, siis pole seda stressi, et miks sa ei saa seda. Ja, kõik koolis käia oli lihtsam ja isegi aasta tööl käia oli vist lihtsam. Ehkki vist, jah, tööl ma käisin vist juba esimest korda Eesti Vabariigi alguses ja selline korralik nõukogude töökoht oli nagu... Kui vana sa olid? 18. Aga enne sa kindlasti tegid ju mingid 100 muud asja, töötasid, teenisid kopikad kuskilt niimoodi, tegid mingi kodutöid. Malevas. Kas seal maksti raha või? Jaa, Malevas maksti raha. Isegi päris hästi maksti, kas Malev kestis mingi kuu või poolteist ja sealt said julgelt üle tolleaegse keskmise palga minu meelest. Nii et noortel ikka... Ma räägin, et siis võib-olla isegi tundub, et vaata nüüd kerib välja, et oli võimalusi rohkem. Katsus nüüd saada. Ei, no ma arvan, et kui sa praegu ka siia Nõmme vahele lähed aeda värvima niimoodi, siis... Maasikad korjama. Maasika korjamine on väga tulus töö, ma olen seda teinud. Meie ehitasime aedasid. Sa oled ühe korra isegi minuga ühte aeda käinud ehitamas. Mäletad? Ma olen käinud sinuga ühte aeda ehitamas, jah. Räägime siis selle loo vahele võib-olla, nagu ikka, need teemad lähevad lappama, aga ma olin, ma arvan... Kas ma olin 20-ne, võib-olla olin sul olid load nagu väga esimest värskelt. Aastat, jah. Ja mis siin salata, ma võin selle välja öelda, ma olin narkojoobes. Ma sõitsin oma autoga siis Pärnu maanteel läbi aia puusse. Ja see on, ma olen üks kord mu elus, kus ma olen natuke kartnud oma isa. Kui ma muidu ei karda, siis see kõne oli natuke pingeline. See läks natuke vihaseks, läks tuliseks. No, ütleme, et sa olid veits kuri mu peale. Loomulikult, mul oli nagu sellise asjaga kogemus vist ka paari aasta eest, sest su õde korraldas täpselt samasuguse pulli mõni aasta varem. Ühesõnaga, ma sõitsin jah, seal läbi aia ja siis kellele ma ikka hädas helistan alati isale ja sina tulid kohale ja siis hakkas seal nagu see klaarimine pihta, et see oli linnas. Pärnu maanteel siin Rahumäel. Rahumäe jaama vastas täpselt või noh. Ja lõppes siis sellega, et me saime siis selle aiaomanikuga jutule, et mingit probleemi sellest ei tee ja politseid ei kutsu. Teen ise aia korda ja siis me läksime seal keset, ma arvan, mingi veebruarikuud aeda ehitama nädala. Sa ehitasid ise ka ikka või? Jah. Ma arvan, et see oli... Ta oli, ei, see oli ikka vähe teistmoodi. See suur lapsepõlvesõber oli see, kes ehitas, kellega koos ma pärast tegin seal seda aeda. Mina ka kindlasti ehitasin. Ei, sina värvisid aialippe, ma mäletan kodus. No. Veebruarikuu väljas oli 15 kraadi külma, siis Mainu värvis keldris aialippe. Kelder aises nii, et... Et ma vastutasin tegelikult oma nagu tegude eest. Sa vastutasid, jah. Aga mis karistus veel oli? Ega ei olnudki karistust vist. Ma ei mäleta. No karistus oli juba see, et tal oli auto katki. Aga kes selle kordamisi tegema? No mis sa arvad? Ei, koos tegime. Ma isegi mäletan, et ma värvisin seda stanget ja asju siin keset talve aias. Sa vist pahteldasid ja lihvisid. Värvimas käisin mina, kui tuli kevadel üks ilus soe ilm ja siis ma keset tööpäeva tulin, vaatasin, päike paistab, et täna saab värvida, siis ma värvisin stanged ära. Nii et ei ole vaja öelda, et mina olen siin mingi veeratan kõikide kaela oma jamad. Ei veerata. Ei, Mainu teeb. Selle vastu ma ei vaidle üldse. Ma olen ikka võtnud vastutust. Kõik, mis ma olen teinud, siis ma ka nagu tegin. Pahasti läks. Tunnistan. Rohkem nii ei tee. Ja ei teinudki rohkem. Ei olegi rohkem teinud, jah. Okei, sellise story time vahel on ju.
Võtame järgmise küsimuse. Mis olid su nooruspõlve huvid, hobid ja kes olid sinu eeskujud? Kuna väga võimalusi ei olnud. Väga võimalusi ei olnud, siis olid rauast mänguasjad, ikkagi autod, mootorrattad. Eeskujusid ei mäletagi. Mis esimene mootorratas oli? Ei olnud, ma arvan, et Pannonia oli esimene ikka. Kõva. Pannonia oli... Vene raud. Oli Vene või? Ei, Ungari. Oi. Ma arvan jah, et Pannonia oli vist ikkagi esimene ja... No võt. Mis see Pannonia oli? 175? 250. See oli kärakill. See oli ikka võimas ju. Ei, need olid ju, minust olid veel lahjemad ka. Ma ei mäleta, mingisuguse naljaka businessi käigus me selle ostsime sõbraga 2 peale tõenäoliselt kuskilt. Et meil oli nagu Pannonia mootor ja ühel poisil oli siis kokku jooksnud mootoriga Pannonia korviga. Ja mingi imeliku tehingu käigus me saime selle omale, tõstsime selle mootori peale ja nii me sellega töristasime. See töristamine oli ka selles mõttes, ega ilusti ei lõppenud, et mina käisin siis vist umbes 6. klassis, olin tõenäoliselt, kui vana ma võisin olla, ikka täitsa tatt ja sõitsin läbi klassijuhataja aia sellega. Noh, siis sul ei ole õigust olla pahane. Ei ole. Aiad saavad siin tundub, siin on mingi muster tekkimas. Me võime siit veel tuleviku hakata ennustama nende aedadega. Ära hakka. Jah, ei aiad on pihta saanud siin, jah. Aga eeskujusi siis nagu ei mäleta, aga ütleme, et maast madalast hakkas see mootorid ja autod ja mootorrattad ja need hakkasid nagu need olid jah kogu aeg. Kui... Mis see esimene auto oli? Moskvitš 401. Mosse. Alma. Alma. Mis värv oli? See bees. Valge. See oli üle värvitud valge. Jälle enam-vähem samasugune lugu nagu Pannoniaga, et mina tegin aias mingeid asju ja mingi suvaline vend vist nägi, et ma tegutsen ja viipas, et kuule, huvi on, et temal on Mosse. Praegu kohe pabereid ei ole, aga pabereid müüs Soome, aga auto on üle, et tahad ära osta. No loomulikult tahan, sest hind oli selline, et mul see raha oli olemas ja... Mis hind oli? Krooni aeg oli? Ei, rubla aeg. Ma arvan, et kas mingisugune 200 rubla või selline, noh. Issand, olematu summa tegelikult. Kuupalk tegelikult. Aga paberit ei olnud autol, nii et ta jäigi ilma paberiteta, aga ta sõitis päris palju siin ringi. Mul tuli praegu meelde ka, et autodest rääkides, et kuidas mina ostsin oma esimese auto, sa mäletad või? Mäletan küll, jah. Me olime välja vaadanud mingisuguse punni mulle, istusime Tallinnas rongi peale, sõitsime Tartusse ja läksime kuskile autoplatsile siis vaatama seda punni. Ma isegi ei mäleta, mis kuradi auto see oli. See oli... Ma vist tean, kas see Ford ka ei ole? Ei, see oli, kas see oli Rover või? Ma ka ei mäleta enam. Ta oli mingisugune selline suht niši auto. Ta oli tegelikult Honda analoog, aga Euroopa nimega. Ta oli mingi eriline ja mingi kupee. Ja kupee, mingi väike jünn oli, jah. Me jõudsime sinna platsile ja ma nagu mäletan, et see auto oli läinud käima. Mingi räme. Ja see oli täis roigas oli see auto, jah. Ja siis me tõmbasime nahku sealt, istusime kuskile kohvikusse ja mõtlesime, mida türa me teeme nüüd on ja lõime auto 24 lahti, hakkasime autosi vaatama, et mis on Tartus, et me oleme juba Tartus, et mis me ikka, et me peame siit auto... Jala ikka tagasi ei tule. Ja, et rongiga ikka tagasi ei lähe. Ja siis me leidsimegi selle Jeepi, suure ameeriklase, et kontrast on ju suur, et läksime punni vaatama, aga Tallinnasse siis sõitsime lõpuks selle Grand Cherokeega. Võib-olla selle punniga poleks suutnud seda aeda maha sõita. Kindlasti ei oleks. See punn ei oleks jah tulnud seda. See ei võtnud üldse jalgu alla. Sest see võidi peretraditsiooni ei vaja jätkata. See on universumi märgid. Aga see oli päris pull jah, et me läksime mingit täiesti teist asja ostma, aga siis saime minu esimeseks autoks siis kange USA raua. Kas kahetsed ka? Mida? Selle auto ostida? Üldse ei kahetse. Sellega oli nii lõbus. See oli lahe auto jah. See oli väga lõbus. Ta küll oli selles mõttes, et sõltus remontidest ja palju probleeme, aga ta oli jah lahe auto. Ja isegi kui ma selle sõitsin pasaks, me tegime selle korda ja ma ei müünud seda väga suure kahjumiga maha. Ma arvan, mingi 500 € jäin võib-olla miinusesse. Jah, sest ta ikkagi
suri päris ära siin ka. jah, ta suri ikka suht ära. No ta sai seda valu ka. jah. Kartan. Nii, kas me võtame järgmise küsimuse? Lähme vaikselt edasi. No see läheb juba natukene selliseks tiibimaks võib-olla. See on nüüd minu küsimus. Mis on olnud su elu kõige raskem periood? See võib-olla vajab hetke mõtlemist. Kas see jääb Nõukogude Liitu? Pigem ikkagi. Kõige raskem, jah. Ma isegi ei tea. Ma ütleme ausalt, ma väga ei taha sellest rääkida. Aga mina olin siis tõenäoliselt selline, ma hakkasin 30 saama ja läksid peresuhted katki ja kõik muud asjad. Ja siis oli selline 2 rasket aastat. Suht rasket. Ma isegi ei tea, kas sina sellest aru said, sina olid, aasta oli siis 99-2000, ma arvan. Ma võisin olla siis süka 5-6 aastane. Ja siis sina ei saanud sellest aru midagi, ma arvan. Need olid jõhkralt rasked aastad. Ehk siis nagu peresuhted on kõige raskemad asjad. Peresuhted on kõige raskem, jah. Ütleme, ma ei mäleta, et enne seda oleks olnud nii rasket. Nii rasket ja peale seda oleks nii rasket. Jah, kui ei taha sellest pikemalt peatuda, siis me ei peatu, aga see tuleb ka minu jaoks üllatava vastusena. Näiteks, et no, ma siis sa järelikult ei teadnud, ega me lahendasime oma asjad ära ja siin me oleme. Läks edasi elu. Jah. Ma ütleks, et said nautina, et minu isa ja minu ema on siiamaani abielus. Te olete olnud abielus pea 36. pulma-aastapäev tuleb meil see suvi. Aplausi vajab see, ma arvan. See on päris hea tulemus. 36 aastat ühe naisega. No ütleme sa ju. Jah, see on ikkagi, vaata, see on nagu ehe näide, et tänapäeva inimesed on nii, et kui tekib probleem, lähme lahku. Aga te olete lahendanud ära nii paljusid asju. Vaata, see tulebki sealt, võib-olla on ka see Nõukogude Liidu küsimus. Sul ei ole teist varianti. Sul ei ole, sul on see jah. Sul on see üks variant ja silud ära ja lähed edasi selles mõttes, et see oli tegelikult nagu keeruline ja raske aeg, aga need keerulised rasked ajad toodavadki tugevaid inimesi, kes esiteks ei anna alla ja teiseks ongi see, et kui sul on mingi, kuidas ma ütlen, kas mingi suhe või mingi asi või värki, sa ei viska seda kohe nagu põõsast, sest sa tead, et sul ei ole teist varianti. Või nüüd tänapäeval on muidugi 100 miljon märki. Tinderi lahti. Jah, seda müra on sul nagu ümber nii palju ja valiku variante. Laud on lookas, võtta, mis tahad. Jällegi Nõukogude inimesed võib-olla suudavad selle noisi veel kinni panna. Aga need värskemad inimesed ei saa. Mina ju, ma sündisin 88 ja siis oli veel Nõukogude aeg, kui ma ju olin väike laps, kui see asi kõik ju muutuma hakkas, ega meil maakohas see oli veits vaevaline, ega meil ei olnud ka nagu, ma olen ka üles kasvanud selles, kus meil ei ole mingeid variante. Neid hakkas järjest tulema, aga ka sõin mulda ja mänguasjad olid pulgad ja kivid ja lauda ümber oli palju põnevaid asju. Samamoodi olid vassoodid ja põrrid ja asjad, mida said nende kruusatööd lükatud ja kus sai maha kukutud ja. Jah, esimesed trennid tehtud selle Sääreveriste kõrval, kilomeetreid joostud. Küll läid kuivaks. See just läks, siin oli golfil ka küllad närjad. Sul tuleb üldse mitte lükkab kuivaks. Et see on jah nagu, et ma arvan, et kui tänapäeval inimestel tuleksid sellised nagu pereprobleemid, siis oleks siin kõik kaput, kõik on läbi. Aga vaata, siis nendel aegadel ikkagi tuleb ikkagi siluti ära ja mulle meeldib ka nagu üldse nagu, kui ma viin näiteks rattamehaanika juurde, mulle meeldib ka siuksed mehaanikud, kes oskavad asju parandada, mitte uusi asju. Kohe, see viska minema, osta uus. Ja meil siin selle maja ehitusega on ka ju see, et kõvasti oli vaja igasuguseid asju parandada, mitte nagu, või kuidas ma ütlen, mitte nagu lihtsalt ehitustööd on ju kerge teha. Jah, ostame kõik uued asjad ja panen peale ja rahu majas siin sai. Jah, siia on pandud palju nagu seda loovust ja kannatlikkust ja. Ei käigu pealt tõmbad mingi seina maa, vaatad, mis sealt tuleb ja mis me siin teha saame.
pärast otsustab, mis edasi saab. Need olid ka päris huvitavad aastad tegelikult. jah, et side note siis jällegi, et minu isa oli põhimõtteliselt siin ikkagi põhitööde juhataja, organiseerija, juhendaja, tegija ja me lihtsalt tegime vahuriga, mis meile öeldi. Te olite öeldi. samamoodi, teie ikkagi otsustasite, mis ja kuhu ja kuidas. Vahur otsustas. Mina olin sulane. Olid. Mina olin lihtsalt sulane. Mida vaja tuua on? Ma tassin, teen. Ja aga mingite asjadega, näiteks see, et mina raiusin, et mul on vaja vanni. Isa teadis väga täpselt, et ma ei taha seda vanni paari aasta pärast. Me teadsime tegelikult mõlemad, et seda vanni ei tule. Teeme selle kohe niimoodi, et selle vanni saab suht kohe välja visata. Aga see vann on siiamaani, aga ma viimased aastad juba tean, et ma ei taha seda enam. Et see on ka seal kuskil järjekorras millalgi. Sul on ju see uute protseduuride aasta, et siis äkki nüüd protseduur vann välja, dušikabiin sisse. Nojah, aga äkki tuleb minu ellu ka see mees, kes nagu aitab mul teha, mitte et ma pean kõike. Isa aita. See on nagu lihtne. Mis lihtne ei ole. Saad aru, täna ei ole selliseid mehi, kes teevad. Kes plastikkolaga. No neid, okei, neid kindlasti on, ma jälle nagu üldistan, ei ole. Et on kindlasti, aga neid on üli fucking vähe. Seal on kõik ettevalmistused tehtud. Vann välja, tussi sein, seina külge kinni ja töötab. See on väga easy fix. Sest et nagu jah, me mõtlesime ette. Jah, teie teadsite ette, et teeme praegu nii, nagu see ütleb, aga me teame, et see asi tuleb. Kodurahu huvides paneme praegu selle vanni. Seda tuli tähe. Oligi kodurahu. Oligi. Okei, ma võtan järgmise küsimuse. Mis on üks viga, millest sa oled õppinud kõige rohkem? Jälle siuke mõtlema. See on jah, tiip küsimus selles mõttes, et Amoonia tahtis. Need tiibid on kõik minu omad. Mina mõtlesin, paneme rohkem funni. No see on fun ka. Ei ole sellist ühte viga ju. Ma olen palju vigu teinud. Jah, elus nii palju vigu teinud, sellest õppinud, valus olnud, ütleme nii, et ja igast veast õpid ju tegelikult. Igast veast õpid, jah. Ma nagu praegu ei oskagi ühtegi sellist konkreetset viga välja tuua, jah. Kas sa bensiini mootoriga autost diislit oled pannud? Oi, küll. Korduvalt. Aga tundub, et sa ei õppinud sellest veast. Ühe korra ja see ei olnud üldse mitte ammu, see võis olla 2 aastat tagasi. Päriselt. Kaus mehaanikule tolnud 20+ aastat. Ja näed, ka tegijal juhtub. Ja ongi, see ongi, siin on hea märk, et tegijal juhtus üks väikseid vigu, juhtub kogu aeg, sellepärast ei saa ennast nagu maha teha. Ja elu läheb edasi. Kelle auto see oli? Minu auto. Enda autos. Tulin õhtul töölt, paak tühi, mõtlesin, et lähen võtan siis hea küll selle paagi täis jälle. Jumal õnneks võtsin 20 litra, ma ei viitsinud oodata seal. Ja tulen ära bensukast ja 200 meetrit ja hakkab jonkama juba auto. Ja mõtlesin, et selge, et käigukast lendas nüüd. Lonkan koju ära. Ja siis kogu aeg läks järjest hullemaks ja hullemaks. Ja siis majas mõtlesin, et kurat, järsku läks mingi vale asi sinna paaki. Ja läkski. Aga mis sa siis tegid? Imesid välja või? Imesin välja selle. Muruniit ja sõitis 2 aastat selle bensuga. Oi jah. Kas sa siis õppisid sellest heast? Jaa, sest tegelikult oli vist viga lihtne, et tanklas nii nagu on, et püstolid on 3 tükki kõrvuti. Keegi oli diisli bensu omavahel ära vahetanud. Sa võtad automaatselt, jah. See oli kellegi teise viga. Ega sa tangidki automaatselt. Kas sa vaatad neid püstoleid või? Sa vaatad, et on see diisli asi seal püsti, võtad sealt püstoli, paned paaki. Aga kui ma olen ennem ära vahetanud, sul bensu sinna pannud. Keegi tegi nalja sulle. Kas bensujaamas ongi see, et see bensiini sa saad diislisse panna, diislit võttes seal on jämeduse? Jaa, seal on mingi jämeduse vahe. See oleks hullem olnud. Diislit panna bensiini autole. Tegelikult ei ole väga vahet, ühtemoodi hull on. Suud perses mõlemad pidi. Tegelikult on ikkagi diislile bensu panna on hullem. Kui sa suudad ikka auto ära tappa sellega, siis on väga kallis. Sa ei suutnud päris täitsa ära tappa? Ei, see 7 kilomeetrit koju tuli ära, jah. No mingi segu oli, võib-olla sa vaata veel... Ei, oligi, ta sõidabki nii palju, kui filtris on seda puhast kütust ja siis hakkab sulkima seda. Vaatad kommentaaridesse pärast kirjutada, et kas me oleme isaga sarnased ka? Kas on nagu niimoodi öelda, et ma olen sinu tütar või? Minule on küll öeldud.
ma olen ka öeldud, et ma olen pigem isa moodi kui ema moodi. jah. Nii et jah. Võtame järgmise küsimuse. Võtame järgmise. See läheb juba mitte nii tiipi, aga noh, ikka selline. Lapse vanemaks saamine. Kas olid selleks valmis ja kas selleks saab üldse valmis olla? Mina ei olnud valmis ja valmis olla tõenäoliselt ei saa ka. Ma ei tea, mina olin natukene liiga noor. Sa olid väga noor. Sa olid 19, kui sa said esimese lapse. Jah, ma sain 3 päeva pärast 20. Jah, ma tean täpselt. Aga no ma ju teadsin, et ma saan isaks kohe ja aga mida sa ikka oskad ette valmistada? 20 aastaselt. Kuidas siis elu oli? Kuidas elu oli? Nagu ikka. Töö, palju tööd. Ehkki siis vist ei olnudki palju tööd. Üks päev vaata rääkisime, sa ütlesid, et kui mina sündisin, siis sa olid 3 töökoha peal. 4. Mul oli, jah, ma olin 24/7 tööl. Oota, esimene laps sündis, said 20. Teine laps sündis, ma olin 23. Ei, sa olid 19, kui sündis minu õde ja sa olid 22, kui sündisin mina, sest ma sündisin oktoobris ja sa said novembris 23. Teil on 3 aastat vahet. 2 aastat ja 11 kuud. Jah. No siis ma olin 22. No. Ikkagi väga noor. Nii, võtame, mina hakkan siis siin hakkama seda lahkama. Sa olid 22, sul oli 4 tööd. 4 tööd ja 2 last. 4 tööd ja 2 last. No ma mõtlen, ja kõigepealt hakkame, mis need 4 tööd olid? Ma vedasin ajalehti poodidesse, ehk siis oli hommikul võtsid kell 6 trükikojas peale oma ajalehepakid. Ajakirjandusmajast on ju? Jah, ajakirjandusmaja tagant ja sõitsid oma leheringi siis kaubanduskeskused, mis jäid ajakirjandusmajast. Viimane oli siis Saue, Sauel oli mingi pood, täna ma isegi ei tea, mis pood seal on. Ma arvan, et see oli see Saue tarbijate ühistu. Jah, no mingi suurem pood oli ka ta. Saue kaubamaja. Ühesõnaga mööda Pärnumaad Sauele ja siis möödasid Vabaduse puiesteed Liivajaama juurde välja. See oli mu ring siis iga päev. Suht pikk ring. Ja kolmapäeviti, kui ilmus Eesti Ekspress, siis oli kolmapäeviti päevane ring ka. Või noh, õhtune ring, ehk siis kas kell 3 või kell 4 olid ajalehed trükitud, võtsid jälle oma pundi peale ja tegid selle sama ringi. Ja see oli siis 6 päeva nädalas. Eks laupäeval ilmusid ka lehed. Jaa, okei. Tegid hommikul selle ära, järgmine töö. Siis minu meelest oli mingisugune firma, mis tootis templeid ja pitsateid. Siis ma olin seal nagu autojuht. Noh, võtsin kliendi tellimused ja viisin sinna töökotta ja need tegid valmis. Õhtul viisin jälle need templid, pitsatid siis tellijatele ära. Ja vahest viisin kontoritarbid ka laiali firmadele. Okay. 3. Ja siis ma olin 2 koha peal lumesahajuht. Siis see oli selline talvine töö, aga tõenäoliselt mul oli suvel ka midagi, kui ma ei mäleta, mis ma suvel veel tegin. Kindlasti leidsid mingit tegevust. Aga jah, talvel ma olin lumesaha peal spetsbaasis. Jah, ja sellest me üks päevad rääkisimegi, et sa... Jah, jäin autoroolis magama, kui ma olin 48 tundi järjest tööl olnud, siis lõpuks ma jäin lihtsalt jäädki veoautorooli magama, ärkad selle peale üles, et sõidad sellele esimesele sahameele tagant sisse. Ja siis said aru, et nagu pahasti on siis võtsin haiguslehe ja ei käinud mõnda aega tööl. Aga seda kõik oli lihtsalt nagu... Kui sa oled 4 koha peal tööl. No, ma mõtlengi, et kui sa oled 22, on 2 last. No siis sul ongi nagu see valik, et kas sa üritad seda peret nagu käimas hoida või siis loobud kogu sellest asjast, võtad need sõbrad ja lähed napsu kuskil nuka taga parem ja las see proua saab ise hakkama lastega tegelikult. No, jah. Et ma nagu, jah. Pigem võtsin selle raskema rolli, et kui ma isegi neid lapsi nagu kasvatada hästi ei oska ja seal kodus pesu ei pese, et siis ma katsun selle raha vähemalt koju tuua, et... No, aga vaata, me arutasime ka, et kas see on nagu mõjutanud kuidagi mind, siis ma nagu ei mäleta, et oleks. Ja täna, kui ma mõtlen, et kas mul on sellest mingi lapsepõlvest jäänud mingisugune trauma, et sa nagu töötasid palju, siis ei ole. Ma arvan, et kui ta ei oleks töötanud. Siis oleks sõpradega napsu teinud. Jah, see oleks kindlasti olnud nagu, oleks mõjutanud. Ma arvan, et see, et sul olid puhtad riided seljas ja toit laual on nagu kõvasti... Oli parem. Sõpradega tehti tegelikult napsu nagu meie kodus ju
väga Mäletan, palju selles ma mõttes, et noh, mitte just mäletan- väga palju, aga sünnipäevad, mingisugused pühad asjad siis. jah, aga vaata, mul ei ole sellest, noh, ma mäletan neid sündmusi, aga nendest ei ole jäänud nagu mingeid halbu mälestusi, sest et kõik teie sõbrad olid väga toredad inimesed. Et ei olnud nagu sellist, et keegi oleks olnud mingi rõve kuradi, ma ei tea, teinud võib-olla lastele seal midagi, on ju, et kõik olid ülilahedad tädid ja onud. Olid jah, kõik võtsid napsu, läksid Jah. lõbusaks, Jah. tegeleti lastega, ei olnud jah, kunagi ei läinud midagi vägivaldseks, kunagi ei lõhutud Ja midagi. kõik oli selles mõttes nagu viisakas, peod olid viisakad. Meie ka seal tantsisime nende tädide onudega, ühel hetkel vajusime võib-olla kuskile diivanile seal magama, on ju, aga et mul ei ole sellest selliseid nagu halbu mingeid momente meeles, et keegi oleks teinud midagi siukest, mis mul on nagu noh, lapsel oleks nagu vastik olnud. Et sellest ei tekigi mingit halba. Vaata mind. Ma nägin ka neid pidusid, aga selleks alati no vägivald. sina, sul oli jah, et vägivalda kõike seda, aga ma võib-olla olen, ma ei tea, lapsena korra võib-olla olen mingi, ma ei tea, rihma saanud sellepärast, et magama ei suutnud jääda ja lollitasime umbes õega voodis ja saime võib-olla natukene niimoodi vastu tagumikku. Aga mitte midagi sellist, et keegi oleks nagu vihaga tulnud ja meid mingi ei, peksnud. seda nagu ei olnud jah. Et Pigem me katsusime ikkagi heaga hakkama saada ja noh, mis sa teed selle tatikaga, kui Ei sa olegi ütled midagi 10 teha. korda ilusti ja lõpuks sa peadki häält tõstma, sest et ta kurat raisk ei kuula. Seda mäletan, et kui te suuremad olite, meie elasime juba all, teie olite siin üleval ja kogu aeg mingi möll käis õhtu, kui te pidite magama, siis lõpuks lihtsalt mina lükkasin elektri välja ülevalt ja siis oli vaikus. Siis oli pidu läbi. Uks lukku, elekter välja. Jah. Las trambivad seal pimedas, kui tahavad. See on nagu päris äge jah, et võib-olla jah, siuke valik elus, et ongi, et kas minna sõpradega jooma või teha tööd. Ma arvan, et see oli nagu päris hea. Ja, Aga nii noored. Aga kui nagu tänapäeval mõelda, 22 aastane teeb sul TikTok'i ja kuradi mingi tööl ei käi, jooki. Kui ta teeb TikTok'i, tal ikka isa-ema peavad aitama, et seda TikTok'i. No siis ta teeb nüüd Snapchat'e ja mõtleb, et ta on nagu kõva vend on ja. Aga päris hull kontrast ikka, vaata, kus pidi üles kasvama. Jah, teil ei olnud nagu valikut, et te piditegi vastutust võtma ja suured inimesed olema, kuigi ei teadnud, kuidas see elu veel käib. See ju ka, et me elasime tegelikult oma ette, me ei elanud ju ei kellegi vanemate juures, vaid meil oli oma korter ja. Koplis. Jah. Liinidel. Ei olnud liinid, Süsta tänav. No see on ikka suht ikkagi taga. Ta on teisel pool Kopli tänavat. Liinid on, kui lähed liinide pool, liinid jäävad paremale, meie olime vasakul pool. See oli päris hirmus rajoon. See küll, jah. Et ma mäletan, et meil oli hoovis mingi kirsipuu, kus all oli suht tihti mingisugune narkar oli üledoosi näiteks teinud ja magas seal puu all. No see nagu käis jah, neid aiast käis igasugust kaadet läbi. Ja korra mul on mingi mälestus, et ma millegi pärast mõtlesin, et ma lähen üksinda välja kodunt. Võtsin oma mingi väikse kuradi ratta abikatega ja ma jõudsin nagu korteri uksest välja juba tänavale ja ma ei tea, kas sina või ema jooksis mulle järgi, oli mingi, mida sa teed, kuhu sa lähed, kas sa oled normaalne inimene või? Ja tassiti mind tuppa tagasi, et üksi sa ei lähe siin nagu välja. Et võib-olla mingi maalapsel on see, et pohhu, lähen uksest välja, tulen ööselgi kunagi, et nagu ohutu. Ei olnud seda väga. Aga meil ei olnud seal üldse ohutu piirkond. Meil oli, selles suhtes mulle meeldis maal kasvada. Jah, seal ainult koht olid karud ja hundid. Jah, kõik teadsid kõike, on ju, kui sa kuskil ripakil olid, siis mingi tädi kuradi tassis sa võib-olla koju, on ju, seal. Andis süüa välja. Ei, no tegelikult oli lõpuks Koplis ka, need kohalikud ikkagi teadsid, kes sa oled. Kui sa olid ikka Koplis juba elanud aastaid, siis sind ei puutunud mitte keegi, et minu meelest, kui sinu õde läks esimesse klassi, siis mõtlesime, et hea küll, et teeme siis sööma kuhugi lahedasse kohta ja läksime sööma sepabaari. See guugeldamiskoht oli sepabaar. Ma mäletan seda. Ja läksimegi sõime sepabaaris, kuhu nagu ütleme, eestlane naljad sisse ei astu. Jaa. Aga meie olime seal ja keegi meid ei torkinud. Me olime võllid siis juba või? Me olime võllid jah, sepabaar oli nagu kodubaar, see oli meie majast 100 meetrit. Ma mäletan, see oli kodust välja, see oli trammitee, see oli üle trammitee natukene nagu paremal on ju. Jah, ta oli parkla oli seal ja ta oli teisel pool seda parkla. Mis see praegu on? Seal pole, ei ole seda majagi kõik pole. ära lammutatud seal jah.
okei, jõudsime teemani, et lapsevanemaks saamine ei olnud valmis ja et ka selleks ei saa olla valmis. Selleks ei saa olla valmis, jah. Järgmine küsimus. No, No kõik need on juba siin minu vaimusünnitused on ja tiibid. mida sa kartsid kõige rohkem, kui mina sündisin? Kõige rohkem kartsin või? no see oli siis Ma olin nagu teine laps, jah. Selles mõttes, et ma teadsin, mis nagu juhtub Korra olid juba nagu ja enam-vähem ja ma kartsin, et me ei saa hakkama. Et meil läheb nagu jube raskeks. Aga läks lihtsamalt, kui ma kartsin. Et tegelikult nagu ei olnud hullu üldse. Ehkki siis kuidagi ajad läksid raskemaks, kui sina sündisid, siis nagu Sest see vene aeg sai läbi ju. Vene aeg sai läbi jah, kõik need asjad, mis ripakil olid ära varastatud, rahaks tehtud kogu see Eestis ja siis oli nagu, kuidagi oli, vist majanduslikult oli kogu see Eesti majandus oli see, et veits raske ja ja kõigega läks veits raskeks. Kas ma olin raske laps? Ei olnud. Sa olid selles mõttes, noh, nii nagu on sülekoerad ja sülekassid, vaata, sina olid sülelaps. Sest minu töö oli sinu lasteaias järgi käia. Kui teised lapsed mängisid seal või see liiva kastis liiva ilusti, siis sina olid kasvataja süles. ja see oli juba arejas, raske pugeja. Ma olen inimeste See inimene. olid selline hästi pisike. Jaa, ma olin siiamaani. Sa olid siiamaani, aga sa olid lapsena, olid sa kuidagi nagu teiste samavanustega võrreldes, sa olid ikka väga pisike. Ja siis sa puged sinna kasvataja sülle, kasvatajatel nagu sobis ka see ja siis sa olid seal. Ma nagu mäletaks jah midagi, et ma olin, pigem olin siuke rahulik, ma võisin midagi nihverdada kuskil. Ma olin siuke skeemitaja vist ka, on ja? No sa olid tegelikult julm skeemitaja, sest ma kasvataja kutsus ju ühes lasteaias jutule, et Mannu paneb seda rohututte ja käbisid kommipaberisse ja vahetab poistega mänguautode vastu. juba nii varajases nooruses sa suutsid mehi ära skeemitada. Ümber sõrme keerata. See on lasteaia viimane aasta oli see, 6-aastane. Ma nagu mäletan neid asju midagi juba, et tõesti need juhtumid olid. Olid küll jah, väiksed poisid käisid kaebasid kasvatajale. Siiamaani käivad need mehed kaebamas. Nad on võib-olla trauma saanud sellest. Jah, okei. Ühesõnaga kartsid, et ei saa hakkama, aga tegelikult saime hakkama. Tegelikult saime hakkama, tegelikult läks hästi. Ei no muidugi saab hakkama, kui 4 töökoha peal teha. Siis ei ole nagu varianti, kui sa ikka struggle'id, siis sa saad nagu hakkama. Aga millal sa nagu normaalseks tõmbasid, et valisid nagu selle 1 töökoha? Kui mis vanuses? Tahad sa täpselt aastat ja kuupäeva teada? Ei no umbes, et 97 sügis. Siis ma olin mingi 3. Jah. Siis sa hakkasid nagu 1 töökoha peal. Siis oli sõber kutsus oma firmasse tööle autojuhiks. Tule sõida veoautoga. Jah. Ja siis sai minust nagu lootustandem toruluksepp. Ma mäletan, mis olid päris pikalt selle ameti peal. 7 või 8 aastat, et ma lõpuks olingi. Ja sealt sa läksid edasi autode peale? Sealt jah kutsuti autode peale ja siis ma jälle sinna jäingi. Jah, siis mul on ka nagu see mälestused on vastavad kõik nagu tõele. Jah. Nii, järgmine küsimus. Mis on see asi, mille üle sa oled tundnud minu üle erilist uhkust? Kõik see, mida sa praegu teed, viimased, sa ise tead, mitu aastat siis? Jah. Ehk siis... Mitu aastat siis? Mitu aastat, jah. No ma arvan, et kas me mõtleme nüüd, et ma hakkasin ikkagi sporti tegema, tõmbasin endale pildi ette, elan nagu normaalset elu, no siis tegelikult sellest otsusest saab nüüd 10 aastat. No siis jah, võib-olla kohe ma ikkagi ootasin. No vaatasin, mis juhtub edasi. Lasid tõestada mulle, et ma ei tee niisama nalja siin, et... No võib-olla kõige kõvem oligi see sinu esimene võistlus. Ma arvasin, jah. See oli nagu, siis ma sain aru, et... Tõud küll ma olin nüüd. Jah. Ja sa oled tegelikult, ei ole mingisugune fitnessi guru on ja, aga sa tead väga palju selle kohta.
sa tead nimesid, sa ma tead, tean, jah. kes kus mida on ei saavutanud. no ma taustal jälgin ka kogu aeg seda asja Jah. ju tegelikult. jah, et tegelikult sa oled selle poole pealt olnud nagu väga toetav ja motiveeriv. Head asja ma olen nõus alati toetama. jah, sa oled oma emalt selle saanud, sest sinu ema oli ka alati ema väga toetas, jah. toetav, väga toetav ja mõistav inimene. Chill. Oli. No toetama peab, mõistma toetama peab. peab, aga mitte kõik ei oska seda teha. jah, kõik võib-olla mõtlevad hästi, aga väljenduvad valesti. Mõtlevad hästi, aga väljendavad valesti. Selles mõttes, et sa hinges nagu toetad, aga vot noh, siis hakkab see, et kas sa ikka saad sellega hakkama, kas see on ikka hea mõte. Noh, me teame seda kõike. Või siis on pigem see, et davai, pane täiega okei, vaata, mis saab ja pea, nagu noh, veits mitte pea ees vette hüppamine. ei, pea ees vette ei lähe, aga jah, mine tee, et selles mõttes ei ole nagu vaja seda, et kas sa ikka saad sellega hakkama, kas see ikka on hea mõte, noh. Vaata, spordis on nagu see, et juba proovimine on nagu võit, sest sa ju pead arenema. Isegi kui ei tule välja, okei. Nagu proovid uuesti. jah, sina oled küll olnud alati see, et mis iganes hullud mõtted või plaanid mulle on tulnud, siis sa ei ole kunagi öelnud, et ära tee. See ei ole umbes ära hakka proovima või midagi. Et sa oled lasknud mulle kogeda, saada oma õppetunnid. Saada oma vitsad ja kui lähebki perse, siis no siis lahendame, on ju. jah, siis kui see asi käes on, siis teeme selle korda jälle. Pole mõtet enne hakata nagu liialt mingi stressama. Et see on äge, et jah, sa oled olnud nagu see lükkav jõud, mitte et sa tõmbad mind tagasi, et ära. Minu meelest ka, mine siis tee see viga ära ja õpi sellest ja teinekord sa ei lähe seda tegema. Ma võin sulle ju lõpuni öelda, et kuule ära tee, aga sul ikka jääb see kripeldama ju, et miks ma ei proovinud. jah, ma arvan, ma teen nii ehk naa. Mina olen jätnud palju asju proovimata sellepärast, et me jõuame selle. Okei, no see oli väga hea vastus. no väga hea, kui hea vastus. jah, ja seda on tunda, et sa toetad mind, et sa oled uhke täna selle üle. Olen küll, jah. Anna aga minna täiega, hoia peal. Okei. Siin tulebki peale hakata hoidma. Siin on ju spoiler, siin on ikkagi, meil on uuenduste aasta ju. On või? Ma juba kuulsin, et te olete siin midagi edasi lükanud jälle ja ehkki see on siin sinu otsus, aga jah. Ei no see on jah, praegu on siuke veider periood, vaata elus on ja alati jõuab, ma olen noor inimene, ma võin seda küll vaadata, ma olen alati öelda, et ma tahan kunagi Ironmani teha. Kes teab, võib-olla. Sa ei ole mitte lihtsalt öelnud, sa ütlesid, et sa teed. Ma teen. 100% siin igal pool olnud juba. Ja mitte mingit neid laste distantse täispikk. Muidugi. Ma tean, see on lukus. Ja ma arvan, et see sulle meeldiks tegelikult isegi veel rohkem. See mulle meeldiks veel rohkem, sellest ma saan rohkem aru. See on ikkagi tulemuse peale, seal ei ole see, et seal on konkreetselt sekund loeb. Jah, vaatab sind ja ütleb, see on sitt, see on parem. Start on siin, läheb käima, finiš on siin, läheb kinni. See sa tegid, selline sa oled ja see on korras. Ja ongi, see on kõik ju mõõdetav. Jah. See on aus selles mõttes. Selles fitnessis mina ei saa aru, mida see nagu mõõdetakse. Aga samas, kui sa vaatad, siis sa küll oskad öelda, et see on parem. Ei, selle ma tean. Ma panen ikkagi esimesed 3 panen üldjuhul paika. Et ikkagi silm nagu ütleb juba ära, kes on hea ja kes on halb. Kes oskab poseerida ja kes ei oska. Kuigi minu esimene hooaeg oli, ma ei tea, mida need kohtunikud tegid seal laua taga. Aga ei, no ma räägin, su esimene võistlus oli see, et selles suhtes ma olin ka seal koha peal. Me ei olnud vist tol hetkel koos enam. Ei, sa olid mingi pruudiga seal. Ja siis see esimene laval käik oli küll, ma olin nagu niimoodi, et veits vaatasin nagu niimoodi. Sest et, aga nii kui sa teist korda laval tulid, juba arenesid ja siis sai aru, et okei, see hull hakkab veel tegema asju, sest et ta suudab nagu. Vorm oli hea. Aga poseerimine oli kehvake. Kuule, sa võitsid oma selle kategooria.
jah, esimene ja võistlus . kategooria võit oli esimene võistlus jah jah . overallis olin teine . no seal ei olnud ka , ma nägin ju seda , kes overalli võitis ja seal oli selline nagu öö ja päev tegelikult . no tema oli juba aastaid teinud ja Selles- ja ikkagi väga tasemel , ja nagu see hetk üldse ei kahelnudki , et tema võidab . jah , ma ka mitte . aga ma olen pärast kuulsin isegi kusjuures kuskilt kõlakaid või noh , nagu seda taustainfot , siseringi infot , et mõni pani ka minu esimeseks , mõni kohtunik . et see oli väga üllatav no . see võistlus , mina panin ikkagi tema esimeseks . mina oleks ka pannud , Jah. ma poleks never arvanud , et ma olen üldse seal teine või ma mõtlesin , et ma viimane . sest noh , see oli ikka jah , jah , see oli kõigist nendest ülejäänutest ikka nii pikk maa edasi , et jah , ikka valgusaastate kaugusel Ja, on ja, ju . okei , tegelikult hea küsimus järgmine . mis sa arvad , mis teeb ühest isast hea isa ? kes ei lähe sõpradega jooma või ? kes ei lähe sõpradega jooma , ei ongi , sa ole pere juures , toeta peret . jah , ole olemas . või noh , kui sa ei ole nagu momentaalselt kõrval , siis tee asju , mis on nende jah , toetuseks . tee eemalt neid asju , aga toeta peret kogu aeg , et sa ja ma arvan , sihuke vastutuse võtmine vaata ka , et noh , mis ma näen nagu täna paljudel on isad , kellega nad ei , ma ei tea , ei suhtle , pole üldse kontaktiski onju ja noh , nagu ei ole olemas . emad on vaata enamustel , noh , ütleme , et kellel on isa-ema lahku läinud , siis Jah, emaga nad on- suheldakse , üldiselt aga on isaga emad, jah. ei suhelda . et sest et emad keeravad isad . noh , see võib olla seal mingi manipulatsioon . ei , mina ka ei suhelnud oma isaga viimased aastad üldse . aga lihtsalt egod põrkusid kaks , neil olid ühesugused nimed , ühesugune mõttemaailm , et peab kõige targem olema ja kõige ilusam ja kõige parem onju . ja siis te ei läks kogu suutnud koeksisteerida . jah , aga seal lihtsalt ongi ju lapsepõlves liiga palju neid . vaata , tema tegi , ma arvan , neid teisi nagu halvemaid valikuid natuke rohkem . kuigi väga kõva töömees , ma olen sealt nagu hästi palju õppinud , aga just see joomavärk oli natuke rohkem . ja see asi läks nagu koledaks . jah , jah . no ongi ju jopab , et ma üldse siin kõnnin praegu . seda lugu me oleme kõik kuulnud juba 20 korda , et Vahur isa sõitis traktoriga temast üle . aga me võime seda veel ei , rääkida . okei , ärme rohkem peata , meil on siin täna teised teemad , et mis me minu puhul , mis me minust räägime . ma olen lihtne sulane . aga tegelikult ma ütleks , et täna on minu isa kohati täidab nagu seda ka sinu isa rolli . et sa oled poeg , sa oled see poeg , keda tal kunagi pole olnud . jah , seda küll . puuküürnik , kellest lahti ei , sa ju ei ole puuküürnik , et ei , kuule , ma olen hea meelega . mingid jõulud olid isegi see , et mind ei olnud teiega , aga Vahur oli ja me ei olnud enam nagu koos . ma mäletan seda jumala hästi , oli vist küll jah . jah . oli küll jah , ma käisin söömas , kutsuti sööma kutsuti sööma ja jah . kui mulle pakutakse süüa , siis sa oled sa sassis . oled alati kohal . ja , et see on nagu nii nunnu , et noh , ma isegi mäletan , et kui me laiali kolisime , siis mu ema nuttis , et Vahur läheb ära . ja , kuigi ma panen talle kõige rohkem puid alla . ja , aga see meeldib talle . keegi peab puid ka panema , see kütab , jah , see kütab . aga jah , sind nagu võeti perekonda sisse ja noh , täna ju sa oledki , sa oled nagu mu kuradi väike ajupuudega vend . My retarded ja brother . reisidel me oleme ka öelnud ja . This is my retarded brother . ei , Vahur tegelikult ju , ma mäletan täpselt , kui ma Vahurit esimest korda nägin . ma ei tea , kas sa ise mäletad ? issand , isegi mina ei mäleta vist . mina mäletan täpselt seda No. esimest korda . kuidas see oli ? me tulime , me käisime mingil tripil emaga siis Läti-Leedu . ja tulimegi täitsa , noh , keegi ei teadnud , mis kell , mis päev me tuleme üldse , tulime maja ette ja sina olid maja ees , ootasid Mainut . ehk siis tere ja vist küsisin ka , et kuule , Mainu on toas ja Mainu on toas , et ma ootan väljas teda . jah , see on selline . ma aknast vaatan , jomma joo . oh bože moj , mis nüüd saab ? võib-olla oligi . minu arust ma mängisin kassiga . ei mänginud kassiga , sest me tulime , kass oli väljas küll tol hetkel . ei kassi , me tulimegi , võib-olla ma ajan sassi , aga minu meelest meil oli kass just selle tripi ajal oli auto alla jäänud siin maja ees . sellepärast me lendasimegi koju tagasi . suht nagu
mingi kassi teema oli, võib-olla ma vaatan. Sa ajad see, jah. Aga kassi teema oli alguses küll, jah, ma mäletan. Aga ma mõtlen, kas oli see või? Võib-olla küll, jah. Minu arust mul on nagu meeles olnud, et see kassi teema oli natuke nii hiljem juba. Sest meil oli, halli värvi kass täitsa. Ma mäletan seda kassi. Aga see pidi olema... Ma mäletan seda kassi. Siis ei olnud ikkagi see, et siis me tulime lihtsalt tagasi, siis see kass läks meil mingisuguse järgmise tripi ajal. Ma mäletan mingil tripilt, me tulimegi tagasi. Aga mis oli siis esimene mulje Vahurist? Enesekindel vend, et ei hakka kokutama. Ju, siis saite koha aru, et vennal on... Ei. Jumala enesekindel ja selge vastus, küsid, kas Mannu on toas ja Mannu on toas, kohe tuleb. Okei. Kuule, aga mis on need kriteeriumid? Ütleme, et teil on üks nagu see... Oota, kuidas seda nimetatakse siis? Nagu kui tütre mees on? Väimees. Väimees, teil on üks väimees olemas. Aga mis on siis minu väimehele näiteks kriteeriumid, mis te tahaksite, et nagu oleks olemas? Ta peab sulle sobima. Jaa. Aga kes mulle sobib? See on väga keeruline. Ma ju küsin, ma ei tea, mingi tuumafüüsika kohta või kuidas Matas väga tugev. Kuidas valguskiirusel planeetide vahel liigelda sellele leiaks ennem vastuse. Mõtle ise oma need eelnevad suhted läbi, vaata, kellega sa kõige pikemalt oled suhtes olnud. No võt, midagi sellist sulle sobib. Okei. Aga ma olen ise ju siuke, et võib-olla mul ongi sellist rahulikku... No jah, oleneb. Rahulikku on vaja, jah. Mul käib hooti. Vaata, ma olen mingi hetk, ma olen hästi... Naiselik energia väga rämedalt lainetab, nagu ikka reitsilt. Mingi pidur peab sul olema. Keegi, kes ei tea. See mingi suvaline vormsi sadam ei saa olla, mis pudeneb ära. Et see peab ikka kruisi sadam. Jah, mingi 2 jalaga maa peal, jah, peab olema. Aga samas on vaja ka öelda. Osad 2 jalaga maa peal inimesed on nagu liiga rahulikud. Aga sul on vaja vahepeal öelda, et kule. Oota, üks hea küsimus tuli veel, et mul oli enne Vahurit ju üks vene peika, kellega ma olin nagu kihlatud, et mis su esimene nagu arvamus oli, kui ma tõin sellise venna koju? Vaata, see on hea küsimus. Tegelikult ma tahan teada küll, sest et ma ju teadsin, et see valik on halb. Ma teadsin kohe, et see on nagu... Ma teadsin kohe, et see on halb valik. Ei, see oli selles mõttes, et kui ma kuulsin, vene poiss, vist midagi olin taustast ka kuskilt kuulnud, jah. Et see on nagu väga halb valik. Ja siis, kui see poiss tuli siia, ma olin tegelikult üllatunud. Olid? Jaa. Positiivselt? Positiivselt. Jah. See poiss oskas nagu väga hästi, väga hea mulje endast jätta. Ehkki ta, ma ei ütle, et halb poiss oli. Ta ei olnud südames halb poiss. Ta oli tegelikult hea poiss, sest peale seda, kui teie läksite laiali, siis mina veel suhtlesin selle poisiga. Ma tean. Jah. Et ta oli ja nüüd tagantjärgi ma olen kuulnud, et see poiss tegi väga palju head ka. Jah. Ehk siis mina olen talle tänulik. Tal oli hästi raske vaata lapsepõlv. Tema ju... Ja pere oli talle nagu oluline, sest et tal ei olnud kunagi olnud tervet pere. Ja ta võitis tegelikult teid väga nagu, ta ju kutsus sind isaks. Ja ema kutsus emaks, minu ema. Selles mõttes mul on meeles see, et vist enam-vähem suht kohe, kui te käima hakkasite, sõitsid sina Hollandisse või? Koos Keijoga. Oli nii? Ja ta oli nii mures. Ja ta oli nii mures ja ta tuli iga päev minu meelest, ta tuli õhtul siia. Tuli istus meiega all, sõi meiega, rääkis juttu meiega. Mina olin kuskil mingi sõbraga, jumala. Tondiga Hollandis. Mis on kold? Aga ma mäletan, ta küsis veel mul mingi sõprade käest nagu ka, et kas te olete rääkinud Mannuga, mis nad seal teevad ja ta ei julgenud vaata väga mulle peale tallata. Aga ta küsis minu käest ka, mis sa arvad sellest, mis värk on? Jaa, issand kui kahju. Minul pole ka ta kohta halba sõna, ma olen vist ühe korra nagu näinud teda. Tubli poiss. Ei, ta tegelikult on tubli poiss, jah. Nüüd ta on nagu ära... Ta on lapse saanud. Ma tean, tal ju... Ta on abielus. Ma tean, kas abielus seda ma isegi võib-olla ei teadnud, aga
tema laps on ju Miiaga samal päeval. ja nad olid koos haiglas ju, seda ma mäletan. Ühesõnaga tal jah. käib ka väga hooti see asi, vahel teeb head valik, vahel teeb nagu selle õige valiku, siis teeb mingi vahepeal mingi natukene halba valikut. Eks ta vahepeal vist läheb sinna vale tee peale natuke, mulle tundub, sest ma olen saanud selliseid veidraid sõnumeid, et mul on auto katki, saada mulle natukene raha. Jah, on küll jah, okei. No see selleks, ühesõnaga no vahepeal tuleb neid kindlasti ei olnud, ta on väga võtmesõna minu elus. Ta oli väga oluline inimene, ilma kelleta ma ei oleks täna see, kes ma olen ja poleks juhtunud neid asju, mis nagu juhtusid. Ei, noh, mina olen nüüd tagantjärgi aru saanud, kes on nagu sinu jaoks need võtmeinimesed, et no üks poiss on veel, tükk aega mõtlesin, mis asi teid seob? Kes see? No nüüd mõtle. Ja... No räägi natuke, siis ma võib-olla panen pildi kokku. Ei, sa panen ruttu need pildi kokku, kui ma räägin, et ega me muul ajal ei kohtu, me kohtume minu töö juures. Ta helistab mulle alati, ma panen talle aja, teen talle hinna ja siis me oleme jälle, läheb jälle mingi pool aastat mööda, kui ta helistab ja räägib mulle oma automuresid, aga noh. Aga ta sõidab Škodaga. Jah, tal mehed ka sõidab Škodaga. No, see on küll huvitav. Viimasel ajal te ei suhtle? Te ei suhtle jah, viimasel ajal palju, ma ise arvan. Sellepärast, et jah, sa läksid tripi ajal veits närvide peale. Jah, Vaur vist isegi küsimuse tegi, et kuidas on. Ja ma pean ütlema, et ta on tõesti väga oluline inimene ja ma olen mõelnud ta peale viimasel ajal ja ma olen mõelnud vähemalt 10 korda, et ma kirjutan talle täna ja ma pole seda ikka teinud. No kirjuta talle. Jah. Pära praegu kirjuta. See on väga, jah. Aitäh teile, et te selle välja tõite. See oli praegu tähtis. Jah, mingi, et ma... Ei, no lihtsalt mõtled. Noh, mina tunnen sind ju väga hästi selles mõttes ja tunnen ka seda poissi, et mis teil nagu ühist on, et te tavaelus nagu ei satuks kokku ju. Me ei ole üldse tegelikult sarnased inimesed. Te ei ole sarnased inimesed ja te nagu mingi asjaga te sobite kokku, aga ütleme, ma ei... Noh, kuidagi on. Ma ei ütle, et keegi oleks midagi teistmoodi või midagi valesti, aga te lihtsalt ei ole need inimesed, kes peaksid teineteist tundma üldse. Sa ei teadnud enne? Ei, ma ei teadnud enne. Ma isegi ei mäleta, mis ma kuulajad ei saa üldse aru praegu, millest nagu jutt käib. Mõistu jutt praegu, aga... Ümber augur keerutame siin. Jah, siis me ei pea seda rääkima. Jah, nii on. See on lihtsalt huvitav, et siit võtavad lihtsalt, et 2 väga erinevat inimest võivad teineteisele väga kasulikud olla. Üks arvad, et ma ei, nagu ei peaks suhtlema, sest me meeldis see, aga tegelikult vaata talle otsa, las tema olla see, mina olen see, me saame üksteist aidata ikka. Jah, ja see on väga hea, kui te saate üksteist aidata. Et just nagu väga erinevate inimestega tasub ka ikkagi suhelda ja vaadata, kuidas mul lihtsalt jah, praegu lõi selle mõtte natukene lõi nagu selgeks. Jah, lõi pildi ette. See on selline inimene, keda sa võid ka ju siia podcasti kutsuda. Jah. Temal on hoopis mingi teine jutt. Jah, okei. Liigume edasi. Jõudsime siis küsimusest, et mis teeb ühest isast hea isa hoopis nii kaugele. Hoopis teise kohta, jah. Aga nii on see meie podcasti alati, need teemad lähevad tegelikult nagu lappama. Sellepärast meil ei olegi mõtet väga palju alati kunagi mingi eeltööd teha. Okei, mingi küsimus vaatame ära, mis me teame, et see läheb nagu nii. See on normaalne. Nii, järgmine küsimus. Kas on midagi, mida oled jätnud tegemata hirmu või millegi muu tõttu ja täna kahetsed? Vaat, see on hea küsimus. See on hea küsimus. Ma olen tegelikult mõelnud ja ma olengi mõelnud, et ma olen jätnud tegemata ja ma olen kahetsenud, aga ma mõtlen, mis asi see nagu konkreetselt on. Kindlasti on midagi, mida sa oled ka võib-olla nagu mingi pere võib-olla heaolu huvides või see, et mis ma ikkasin enda nagu peale. Ütleme, autospordist on natukene kahju. Et sa jätsid nagu katki. Jah. Sest sa sõitsid rallit. Mina ei sõitnud. Sa olid kaardilugeja. Ei no
kui 2 inimest ikkagi ühes autos on, siis nad mõlemad on tegelikult rallisõitjad. Ma arvan, ka kaardilugeja ja piloot. Ja meil läks hästi ja me oleks pidanud sealt edasi arenema, mis oleks nagu väga palju raha võtnud. No jah. Ja mina otsustasin siis jälle, et minu poolt jääb ära, ma nagu jätan koju selle raha omal. Ja siis läks vist mõni aasta mööda, siis tuli üks teine poiss, kellega me sõitsime rahvarallit veel. Ühe ralli. Läks ka suht hästi ja siis tema oli sinna rohkem rahakam poiss, ütles, et davai, nüüd prooviks seda suurt rallit, aga siis läksid numbrid nii suureks, et siis... Polnud päris arvestanud. Jah, siis mõtlesime, et ei. Mina mõtlesin, et ei. Jah, see on hea tegelikult asi on ja, et mida oleks võinud edasi teha. Kas sa praegu mõtled, et kas sa võiksid seda kuskilt pidi oma jala uuesti sinna sisse panna? Praegu ma olen selline vana ja haige mees. Ma mõtlesingi, et kas sa täna mõtled, et sa nagu oledki seal, et mis ma enam, et ma olen juba ju vana. Tegelikult olen seal, et ma olen vana. See tuligi, ütleme nii, et täpselt kui inimene saab 50, siis ta ongi vana ja haige. Ma tunnen juba 30-selt, et ma olen juba vana ja haige. Ma ei tea siis, mis sa 50-selt tunned. 30-selt tundsin ma ka, et ma olen vana ja haige, ma olen väsinud ja ma tahan pensionile. Ei no, aga miks mitte mingisugune auto võtta, putitas ära, sõita mingit jäärada, ei seda küll, üksinda nagu sõita, et see sõltud ainult endast, aga see on nagu kirg, see on hobi, see 5, ma arvan, et see ei ole üldse vana selle. Ei, kindlasti ei ole. Ei ole, aga... See on see mingi vana 300 lemmingi sinna driftima, terve laagri on täis neid. Tegelikult ongi see, et vist hakkad üle mõtlema. Kas mul on vaja sinna jää peale minna? Järsku läheb see jää katki. Ja see hirm. Debiilsed mõtted, mida nagu 10 aastat tagasi veel ei olnud. Nüüd kardad midagi juba. Et kui see auto läheb sul katki seal kuskil kaugel järve peal, kuda ma koju saan? Aga vaata, see ongi see, et sulle helistatakse kogu aeg, aga sul on nüüd täiskasvanud inimesed, kellele sa saad helistada. No, küll, jah. Ma olen nüüd siin järve peal. Ja nad ei saa sulle kindlasti öelda, sest nad ei saa, maha sõitnud. Ei, saad aru jah, kui sa helistaks mulle, et sul on nüüd mingi jama, et nüüd mina, siis ma tuleks, saad aru, pohhui, kus ma olen, ma saadan kõik muud perse ja ma tulen. Sest et sina oled mind igast sita august välja aidanud. No ühest teisest kohast ikka on aidanud, aga... No kuule, sa oled mulle isegi öelda, et sa tuled mulle kordi, ma ei tea... Oota, kas meil mingid Mosse ja Laada mingid liigad on alles? Ei ole vist enam. Need lihtsalt ei ole enam nii palju. Vanasti ju sõideti ju mingi... Ei, need... Sivulli... Ja on mingi... Kas mingi SU klass on rahvarallis, kus nad sõidavadki Mossede ja Ladadega või midagi nihukest vist on veel. Ei, see on nagu liiga tehnikasport, et sa lihtsalt remondid rohkem sõitada. Sulle ei mõeldigi seda teha. Ei, me sõitsime rahvarallit ka ju Ladaga. Meil oli Lada Samara, sõitsime esimene 1,5 hooaega sõitsime Samaraga ja siis sai Honda ostetud. Päris hea üleminek. Oligi, aga ütleme nii, et Ladaga tulime nagu oma klassi 3. hooaja kokkuvõttes ja Hondaga võitsime. Ehk siis Honda oligi nagu väikeste klassi tipp, ehk siis ta oli kõige väiksem, kõige võimsama mootoriga auto. Mis Honda see oli? Civic, VTEC. Väike. Mul on ka kunagi Civic olnud. 1,6 mootor ja 118 kilovatti. Mul oli 1,8, aga see oli vist veits ikka võim. Ei, Honda on hea auto. Ehk siis võtta see Mannu vana Škoda Superb oli samamoodi 118 kilovatti. Ja see pisikesega. Jah, aga meil oli väike Honda 118, ehk see oli väga, väga käre pill oli. Samaras sinna oli nagu väga tore istuda, aga mina ütlen, et sul ei ole üldse hilja natukene mingit asja mõelda. Mis sõidetakse üksinda? See lihtsalt see ongi see, et putitamist, mõtlemist. Aga kui sa, vaata, sa oled teiste jaoks nii palju putitanud. Enda jaoks. Ei, aga ega ma ju enam ei putita. Ma olen ju selles mõttes korralik kontoriinimene. Istun laua taga ja... Üllar seljas. Teed selle garaaži natuke suuremaks, kus saad putitada driftipilli. Või seda. Garaaži hakkasin ehitama, see oli plaan, et sinna läheb 2 autot sisse. Nüüd ma nägin jubedat vaeva, et ATV sinna sisse mauks. See on see kogu ja see haigus. Kogu, jah. No seal on selles mõttes on 3 mootorratast, 2 tükki on külgkorviga. Võtavad oma osa. Seal on veel veits golfijuppe, minu golfijuppe. Jah. Seal on igasugused asju.
ei, see on kõik ja sealt peaks ikka paar autot kokku saama kui... aitab autodest. Kas on veel midagi, mida sa oled jätnud tegemata, mida sa täna mõtled, et kurat oleks võinud ikka nagu. Kui me näiteks sündisime, kas sul oli mingi suur unistus, et ma tahaks midagi nagu teha, vaata siis sa ei tegelenud ralliga, sa olid noor poiss, võib-olla sa olid mingid ambitsioonid, ei, asjad. ma ei mäleta üldse, et mul oleks olnud mingeid suuri ambitsioone või midagi. Sellepärast, et kommunismi ajal. Seal ei olnud Siis mingi ei olnud- osad unistadagi Ei tohi olla ambitsioone. Ainuke unistus võis olla see, et tahan saada kosmonaudiks. Et nagu... tahan kuul ära käia. jah. No vot, täna on see võimalus, ma olen kuulnud, et lähevad, No täna ma enam kas ei ka tagasi tulevad. Kosmonaudiks ma ei tahaks enam. Aga ei mäleta jah, et midagi oleks nagu, vähemalt ei kahetse, et midagi oleks tegemata jäänud või saamata. On ilusat elu elatud. Ei, on elatud ilusat elu. Sa oled maratoniga jooksnud. Ja. Olen küll jah. Ja. Harrastaja. Nüüd on vaja sind jõusaali saada. Keeruline. Ei no mina raiun ikkagi siin ette ja taha, viimasel ajal eriti intensiivselt olen hakanud seda teile nagu niimoodi taktitundeliselt, et mida vanemaks te saate, seda rohkem mängib rolli lihasmassi olemasolu. Kui te olete 70, teil on väga raske, kui teil on selgkõver, te ei suuda istuda, astuda, tõsta, kummardada ja see lihas on ikkagi see, mis seal nagu liigeste ja luude ümber. Sellest kõigest on aru, aga meil on nagu see kõige raskem asi, see jõusaali uksest sisse minek. No see on nagu, ma kui pean sealt uksest saaks sisse, siis käest oleks kinni lihtne. võtma ja ikkagi viima. Võib-olla tõesti. Jah, see on... jah, okei. Ei, aga... Sul tuleb siin podcast lõpuks, sul tuleb päris suur to-do listi. Mul on päris praegu life changing ausalt öeldes moments jah olnud. Veits on olnud siuke, et sa oled midagi jätnud tegemata, mida oleks pidanud. Aga meil hakkavadki selle küsimused ka vaikselt läbi saama. Nüüd tulebki tegelikult viimane küsimus. No küsi ära. Mis oleks üks nõuanne või eluõppetund, mida sa tahaksid edasi anda ja pead kõige olulisemaks? Pere jaoks tuleb elada. Mitte enda. Ei, mitte enda. No enda jaoks pead ka nii palju elama, kui sa tunned, et sa saad enda jaoks elada. Aga tegelikult ela pere jaoks. Jah, sa ei ole üldse nagu isekas inimene. Sa hoolidki väga oma lähedastest, rohkem kui endast. No, nad on tähtsad mulle. Jah. No võt. No ma ei oleks see, kes ma olen, kui mul ei oleks seda peret. Nii armas. No väga hea, minu armas. Ma olen midagi õigesti teinud, vähemalt mingid Sa oled otsused. väga hea isa olnud. No väga hea, seda on hea kuulda. Siukse oleks võinud Eesti lõbusamalt lõppeda. Ei, mulle väga meeldis. Aga võib-olla ongi see teadamata otsad kokku. Päris äge oli. Siin lähevad kohe pisarad tulema. Panen käpelt, paneme selle asja kinni ja päris tuus jah. Mõned tunnid tagasi ei teadnudki, millest teeme. Ma siis panen lõpetuseks siia, et meil on täna siin laual Exide kruusid, millest kohe varsti tuleb postitus. Ja ka see joogipudel. Et hoidke Instagramid lahti. Te võite ka saada meie käest midagi, sest et meil on järgmine nädal sünnipäev. Jah, ja järgmine nädal, see episood nüüd tuleb välja püha, 22 homme. Järgmine nädal tuleb üldse üks huvitav nädal. Jah. Et stay tuned ja aitäh, et jätkuvalt kuulate ja ma loodan, et teile meeldis meie episood, mis tuli ootamatult, aga ma arvan, et väga vajalik. Ma arvan küll. Ilus. Ma loodan ka. Aitäh. Aitäh. Aitäh.